Kas otsid oma ärile uusi kasvu- ja innovatsioonivõimalusi? Siis oled jõudnud õigesse kohta. Kasvunutite saates sukeldud kiire innovatsiooni ja koosloome maailma, kus räägime sellest, kuidas luua kaasaegseid ja kasutajasõbralikke digiteenuseid. Mina olen saatejuht Andres Kostiv, disainisprintide ja strateegiasprintide agentuurist Futurist. Saate külalisteks on oma ala eksperdid, kes jagavad oma kogemusi erinevatest metoodikatest ning arutame koos, kuhu on trendid mujal maailmas liikumas. Alustame koos kasvurännakut. Tänase saate külaliseks on Hando Sinisalu, kes on Best Marketingi ja Marketing Parrot asutaja, konverentside korraldaja ja Äripäeva raadio saatejuht. Ja vabandan ka oma hääle pärast, kuna käisin siin lastega talves müdistamas ja andis kurgust natuke tunda, aga mul on sooja teed õnneks. Aga täna räägime turunduse trendidest ning videovõimalustest turunduses ja tere Hando! Tere! Aitäh kutsumast! Nii, hakkame siis pihta. Siukene korralik profileerimine ja portreerimine tuleb, aga oled tegutsenud juhtimise, turunduse ja konverentside maailmas pikalt ja loonud Best Marketingi ja Marketing Parroti. Ja saab natuke rääkida oma teekonnast kuni selle punktini, kus sa praegu oled jõudnud, et mis sa kaasa võtnud ja miks sa oled otsustanud sellist teekonda käia? No ma olen selline hübriid ajakirjanikust ja ettevõtjast ja turundajast, et ma tegelikult olen taustamõttes ajakirjanik ja praegu siin Äripäeva raadiostuudios tegelikult ma teen ka siis seda tööd, mida ma õppinud olen, ehk et raadioajakirjaniku tööd, aeg-ajalt teen siin hommikuprogramme ja muid saateid ja juba rohkem kui 30 aastat tagasi koos sõpradega asutasime Tartus Tartu Raadio, mis oli tollel ajal Eesti esimene kommertsraadiojaam ja paar aastat töötasin seal, siis läksin Ameerikasse õppima ja tulin sealt tagasi, siis mind kutsuti Eesti Päevalehte tööle, olin seal tegevjuht kokku 6 aastat ja pärast seda lühike kõrvalepõige reklaamimaailma ja siis edasi ma olengi tegelenud põhimõtteliselt konverentside korraldamisega, peamiselt siis turunduse valdkonnas. Ja Best Marketing sai asutatud koos Urmas Kõivu ja Hendrik Randojaga 21 aastat tagasi ja selle algne nimi oli Baltic Marketing and Advertising, see oli mõeldud siis Balti regiooni turundusreklaami inimestele ja siis kui me otsustasime Baltikumist välja minna, esimene uus turg oli Ukraina, siis me mõtlesime, et see nimi Baltic enam ei sobi ja leidsime kähku ühe teise B-tähega sõna, milleks oli Best. Ja Best Marketing on siis sellest ajast saadik, tänaseks on ta küll ainult Eestis tegutseb, sest Lätis, Leedus olud muutusid, seal teda ei ole, aga Eestis tegutseb edasi Äripäeva kontserni tiiva all ja ma olen praegu seotud siis Best Marketingi nii palju, et koostan Best Marketingi konverentside programme. Ja mõni aasta tagasi otsustasin, et võiks proovida ühte teist turunduse suunda ka, milleks on business to business või ärilt ärile turundus. Ja siis COVIDi ajal veel sai loodud selline kaubamärk nagu Marketing Parrot ja see tegeleb siis praegu B2B turunduse edendamisega ka Balti regioonis, et me teeme ühte aastakonverentsi ja väiksemaid sündmusi ja uudiskirja ja veebi ja selliseid asju ka. Kes YouTube'is vaatab, siis näeb, et Handol on papagoidega särk seljas, nii just, läheb teemasse. Ja selle nimega on selline huvitav lugu, et tegelikult nagu Best Marketingiga omal ajal sai kogetud seda, et sellised geneerilised brändinimed, need on nagu ühest küljest toredad, nad ütlevad ära, mida sa tegeled, aga samal ajal, eriti Google'i ajastul, otsingu ajastul, et kui sa paned kas või Google'isse sisse mingi sarnase nime, siis need vasteid tuleb sinna igasuguseid muid ka ja see teatud mõttes eristuv, et olgu see siis puuvilja nimi nagu Apple või BlackBerry oli siin vahepeal päris kuulus tegija või Orange ja igasugused looma ja linnu ja putuka nimed on selles mõttes head, et nad on piisavalt eristuvad ja ütleme, selle nime all võib ka teha päris paljusid asju, et Parrot, papagoi on ju selline tark ja atraktiivne lind, et see seisab päris paljude nii-öelda selliste väärtuste eest, mis turunduski.
Aga kui oled nagu konverentsi sisu või selliseid programme koostanud Marketing Parrotis, et kuidagi oled sa nagu papagoi tarkusega seda mingit kohta rõhutanud ka kuskil uudiskirjas või tuleb sul meelde mõni seik? Ja me ei ole seda väga nagu üle võlli keeranud, et sellega on nagu see oht, et võib muutuda võib-olla natuke naeruväärseks ka, et seda nagu liiga nagu papagoiks ära teha, me ei ole sinna konverentsiruumi papagoi puuri toonud ja kuigi meil mõned sellised elemendid, me anname välja auhinda Golden Parrot, mis on siis papagoi kujuline ja mõned sellised väiksed elemendid ka, aga seal tuleb natuke ettevaatlik olla sellega, et seda üle vindi ei keeraks, et see võib muutuda selliseks, ütleme, tobedaks. Just, ja meil on ka päris palju toote- ja teenusejuhtidest kuulajad ja olen ka tähele pannud, et Marketing Parrotis on päris palju selliseid nagu B2B teemade konverentse, lisaks, eks ole, turundusteemadele, et kuidas nagu selle nišini jõudsid või mis see teekond oli? Ütleme turundus ja ütleme B2B valdkonnas äri suhtlusesse turundus ja müük ja klienditeenindus, need on omavahel tunduvalt rohkem põimunud kui võib-olla siis B2C või selles laiatarbe valdkonnas. Ja tihti see müük ja turundus ongi enam üks ja sama ja seega neid nagu päris eraldi seisvana käsitleda ei olegi õige ja ma kuskil ühel konverentsil Londonis kohtasin sellist tsitaati, et eesti keelde tõlgituna siis, et turunduse ja müügi koostöö puudumine on $1 trillioni probleem. Mis tähendab seda, et ettevõtted reaalselt kaotavad raha, kui turundus ja müük ei tee koostööd ja see on isegi nii vana probleem, et ma leidsin isegi Harvard Business Review'st ühe artikli, mida klassik Philip Kotler on sellel teemal kirjutanud, see on juba mitukümmend aastat tagasi. Nii et see turunduse ja müügi omavahelise koostöö puudumine on jätkuvalt suur probleem ja üks meie selline missioone on siis ka see, et aidata seda lõhet vähendada ja me oleme siin isegi konverentside puhul pakkunud välja võimalust, et ühest firmast saaks nii-öelda kombo piletiga tulla nii turundus kui müügijuht ja nad oleks samas inforuumis. Just. Aga kusjuures startupi maailmas on see probleem nagu tunduvalt paremini lahendatud, et seal on ka need terminid teised, et tihti on seal selline ametikoht nagu Chief Growth Officer või midagi sellist. Nagu kasvujuht ja siis seal see kasv nagu endas kätkebki nii turundust kui müüki, kui tegelikult siis ka siis natuke toodet ja klienditeenindust ka. Et see on väga huvitav vaadata, sest need erinevad rollid nagu selliseks unikornideks nagu muutuvad, et samamoodi ma olen ka varasemalt disainimaailmas siin tegutsenud, et kus siis sul tootejuht ja kasutajakogemuse disainer või projektijuht kasutajakogemuse disainer muutub siis product disaineriks, eks ole, et samamoodi, et see kasv ja kasvu häkkimine ja see on kõik nagu... Ja ütleme need traditsioonilised rollid ja need võib-olla mingites väga suurkorporatsioonides, kus on 10 000 töötajaid ja mitmes hoones asuvad inimesed ja eri korrustel ja et seal see võib-olla rohkem isegi põhjendatud, aga Eesti kus on ikkagi väiksed ettevõtted, siis seal nagu kunstlikult hakata mingisuguseid barjääre ja osakondi tekitama on üsna mõttetu minu arust. Aga lisaks konverentside korraldamisele, mis Marketing Parrot veel pakub klientidele? Me üritame seda kogukonda niimoodi kokku viia, et teeme intervjuusid erinevate turundusjuhtidega siin praegu Eestis, Lätis, Leedus ja küsime tutvustame neid siis tihti turundusjuhi nagu seda me tegelikult kogesime Best Marketingis samamoodi, et turundusjuht oma olemuselt on ikkagi, kes turundusega tegeleb, ta peab natukene edev inimene olema või ütleme, turundus on juba selline valdkond, et nagu väljapoole suunatud, eks ole, tähelepanu on seal tähelepanu saavutamine on väga tähtis ja need inimesed, kes sellega tegutsevad, on ka ikkagi armastavad tähelepanu siis ja tihti turundusjuhid ei saa seda tähelepanu, et kui meedia intervjueerib, siis ikka üldjuhul tegevjuhti ja turundusjuht jääb seal nagu kõrvale ja siis me avastasime seda, et ka Best Marketingis, et kui teha selliseid pikemaid intervjuusid turundusjuhtidega, et see on nendele inimestele nagu suur motivaator, et nad loomulikult ise armastavad endast lugeda, oma sõpradele seda jagada, aga ka teiste kohta. Persoonibrändi osa ja see on tegelikult nagu oluline. Aga töötab palju just konverentside ürituste korraldamisega, et mis su tunnetus on, et mis suunas on need formaadid
liikumas või mis on see 2025 aasta noh, head formaadid? siin ütleme, väga paljud, kellega ma olen ka rääkinud, kinnitavad seda, et ikkagi Covidi ajal tekkis selline tunnetus, et äkki ei olegi selliseid füüsilisi üritusi nii palju vaja, et saame veebi kaudu asjad aetud, on odavam ja lihtsam ja kõik, et see tegelikult ei ole osutunud tõeks. Et inimestele ikkagi meeldib käia koos ja ütleme ka see mõju, et kui sa vaatad kellegi esinemist video vahendusel versus see, et sa näed seda inimest laval mõne meetri kaugusel endast ja võib-olla saad temaga veel pausi ajal vestelda, et see mõju on ikkagi oluliselt suurem sellisel füüsilisel üritusel. Ja ütleme, see on selline huvitav võib-olla siis trend, et need füüsilised üritused ei ole kuskile kadunud, vastupidi, nad tegelikult koguvad isegi nagu hoogu ja neid ei jää mitte vähemaks, et tuleb juurde. Et see on üks asi, siis mis puutub webinare, siis mulle tundub, mul küll otseselt nagu väga palju andmeid täna ei ole selle väite kinnituseks, aga mis ma kuulen inimeste käest, ettevõtete käest ka, kes need webinare korraldavad, et paljud on otsustanud ikkagi vähendada webinare ja minna rohkem selliste vanade heade näost näkku kliendiürituste juurde tagasi. Ja mis puutub hübriidis, ma ise nagu arvan seda, et tegelikult kui mõelda nagu puhtaratsionaalselt, et näiteks kui mul on Ameerikast või Austraaliast nüüd mõni ekspert, keda ma tahaks konverentsile saada, et mis kulud, nii aja kui rahalised kulud kaasnevad selle inimese toomiseks Eestisse ja võib-olla tema ettekanne on 30 minutit pikk või äärmisel juhul seal 45 minutit, et see on tegelikult nagu väga ebamõistlik ajakasutus. Ja tegelikult, kui seda teha nüüd video vahendusel, siis hästi, siis see tegelikult nagu osana sellest sündmusest on täitsa okei. Ja ma ise nagu usun sellisesse formaati, kus osalejad ikka tulevad kokku ja enamik esinejaid on ka füüsiliselt kohal, aga seal vahel võib olla mõni esineja siis, kes on video kaudu kusagilt kaugemalt maalt ja kui see on nagu hästi toodetud ja ma ei pea siin silmas tingimata just kvaliteeti, nagu sellist produktsiooni kvaliteeti, vaid sisulist kvaliteeti. Et siis see on nagu heaks täienduseks ja mis ma selle hästi tootmisel silmas pean, on see, et selline kõige esmane mõte on see, et keegi John Ameerikast, eks ole, tahaks, et ta meile esineb, mis siis tehakse, lepitakse kokku, et nüüd ma ei tea, mingi kellaaeg, mis meile mõlemal ajavööndi mõttes sobib, siis see kellaaeg ole valmis ja siis me teeme sinuga Zoomi ühenduse ja siis laseme sind seal konverentsisaalis suurele ekraanile ja siis ta sealt midagi näitab, eks ole. Seal tihti on ikkagi väga palju probleeme kvaliteedi mõttes, teiseks ikkagi väga paljud inimesed, ütleme, ma olen ise seda ka kogenud, et kas sa esined laval publiku ees või sa esined läbi video, näiteks seminaril. Need on 2 täiesti erinevat asja. Need oskused, kuidas seda esitlust struktureerida, millal slaide näidata, millal mitte, kuidas rääkida, sul tegelikult video kaudu, minu arust on video kaudu seda palju raskem teha, mina näiteks, mul ei meeldi, ma olen isegi ära öelnud mõned sellised ettepanekud, et teha video kaudu mingit esinemist. Kui sa oled seal füüsiliselt kohal, see on hoopis teine, sa tunnetad publikut kaasa, saad mingisugust kohest tagasisidet, see on minu jaoks vähemalt palju lihtsam. Aga tulles nüüd tagasi selle konverentsi formaadi juurde, siis ütleme see, et võtta Zoomi kaudu keegi nagu laivis kohale, selle kohta öeldakse, et aga see annab võimaluse, et äkki keegi tahab midagi küsida. Mingi mõnele Eesti konverentsile vaadake, kui palju keegi üldse midagi küsib. Et väga harva tuleb seda ette, et see tegelikult ei ole põhjendatud. Ja ma olen nüüd ise viimasel ajal just nagu ühe konverentsi formaadi osas, mis me teeme koos Äripäeva ja Rohetiigriga, mille nimi on Elevant toas, see on siis rohemajanduse või tulevikumajanduse konverents, siis me oleme teinud niimoodi, et ma olen läinud kohale ja ise salvestanud siis nii-öelda amatöörtehnikaga, telefoniga ja heli eraldi siis mingi salvestajaga selle intervjuu ja siis näiteks tunniajasest või 45 minutisest intervjuust pärast läheb konverentsile eetrisse võib-olla 15 minutit.
Aga see võimaldab seda, et esiteks ma saan enam-vähem korraliku kvaliteedi, eriti heli on oluline, sest ütleme selle pildi osas enam-vähem kõik telefonid tänapäeval suudavad seal 4K pilti teha ja sellega isegi nii palju muret ei ole, aga heli on tihti hullem. Et heli tuleb konverentsi olukorras suures saalis, kui on halva kvaliteediga heli, siis see tegelikult on väga raskesti jälgitav. Ja siis seda videot monteerides, sinna subtiitrid alla pannes, et see sellist laadi sisu on oluliselt kvaliteetsem. Kas või keelebarjääri mõttes, kui sa, eriti kui keegi on natukene, inglise keelel on hästi palju eri aktsente, eks ole, et kui keegi šotlane näiteks või isegi Põhja-Inglismaal on väga erinevad aktsendid. Kui see inimene natukene halva kvaliteediga üle Zoomi midagi vuristab, eks ole, väga raske on seda jälgida. Et seega see ettesalvestus ja hilisem töötlus võimaldab siis seda palju paremini teha, panna subtiitrid alla, on võimalik sellest tema jutust see kõige olulisem asi välja võtta ja kui on aega ja ressurssi võib sinna vahele siis põimida ka veel mingisuguseid infograafikuid või slaide või mingid muud materjali ka. Ja see on päris hästi õnnestunud ja ma ise usun, et see ideaalne konverentsi formaat võikski olla selline, et seal on siis nii-öelda koha peal füüsiliselt olevad esinejad ja see on siis põimitud, mitte liiga palju ei tohi need olla, sest üldiselt videot vaadates mulle tundub, et kuskil 10-15 minutit on see piir, kus saali tähelepanu võimalik hoida. Ja see on TEDxi formaat, teediformaat. Et pikemalt on ikka väga raske, et sa näed seda publikut, sa näed, et nende tähelepanu hajub ära. Ja kui nad on niimoodi sinna põimitud vahele, siis see on, ma arvan, et see on põhjendatud ja see on formaat, millesse ma ise ka usun ja kavatsen seda rakendada. See ongi see mingi ala, et täna siuke YouTube'i video on 10 minutit, eks ole, 10-15, 5-10-15 ja väga huvitav, et sa selle ettelindistatud asja puudutasid, et ma ise osalen ka siin Filmmakers Academy on siis Hollywoodi seltskonna poolt täiendkoolitustel. Neil on ka üle paari nädala on webinarid asjad, mis siis toimub, et panevad seal kõik mängu. Ja siis ma vaatan suvi pärast, et mis siis toimub. Mis siis toimubki see, et on see ettekanne tegelikult on ette salvestatud. Ja siis nad kõigepealt tervitavad publikut, need titaanid seal, mingid operaatorid kuskil sofa peal, iPadid üles, ütled let's rock and roll, läheb lahti ja siis on ette salvestatud see ettekanne, väga hästi tehtud, loomulikult mitme nurga alt kaamerad ja kõik ja laua taga ja lillepotid taga ja kõik hästi kena. Ja siis on see live küsimuste arutelu, Zoomis teevad muide, et see kvaliteetne video pannakse Zoomis käima, siis laivis nad ütlesid, et te võite küsimusi esitada ja siis nad tegelikult, inimesed hammustavad läbi, et et see on ettesalvestatud video, aga see on okei, seepärast, et nad ettekande ajal vastavad juba inimeste küsimustele näiteks. Seda ma olen isegi kohanud selliseid asju, et isegi pannakse riietuspaika, et kui sul on ettesalvestatud videos on must sviiter seljas, siis see pärast laivis samasuguse riietuse, samasuguse soenguga. Täpselt. Ja siis võibki jääda mulje, et kõik on laivis, eks ole. Et seda saab ka teha. Just, ja publik on ikkagi, saab suhelda nende nii-öelda kurudega ja vastavad küsimustele ja kõik selles mõttes hoiabki võib-olla seda küsimuste-vastuste vooru kokku kuni järgmise tulijaga, et selles mõttes on päris huvitavalt see. Ja ma ka näen, et olles ise osalenud konverentsidel, ma mäletan, sa oled kutsunud korduvalt Vitali Friedmani konverentsidel ja tema oli läbi aegade COVID-i konverentsi esimene tüüp, kes sai aru, et ta võtab need iPhone'i valge kaabliga kõrvaklapid originaalid, mille mikrofon lipub ilusasti õiges kohast lõua all ja võtab väga selge hea heli sisse ja järgmisena teised veebiesinejad, et kes võib-olla seal lasi kehvast IBM-i läpaka mikrofonist, mis ragises ja rögises, eks ole, või siis kes jälle taipas võib-olla mõne podcasti mikrofoni enda ette panna, mis on tegelikult ma ise mõtlen ka näiteks, et kui minu korraldada oleks mingit rahvusvahelise külalisega webinaris, mine kohaliku videopodcasti stuudiosse, kaamera näkku ja sarnase mikrofoniga nagu meil praegu tees, et salvesta see oma ettekanne sisse, et saad ülihea saad pildi kätte, saad heli kätte, et siuke... See on muidugi hämmastav, ma olen seda kokku puutunud päris selliste tuntud ja kogenud esinejatega, et ütleme, nende selline
ettekujutus, milline see videoülekanne on, et ikkagi sellised klassikalised vead, et kaamera nurk, eks ole, noh, laptop on kusagil madalamal, siis alt üles ninaaugud, eks ole, jah, halb valgus, halb heli. Ja nad nagu, nad ütlevad, aga me olemegi nagu kogu aeg nii teinud. Et Eesti on nagu mõne koha pealt nagu sellise detailide ja sellise kvaliteedinõuete koha pealt tunduvalt edasi jõudnud kui mingid suuremad riigid. Ja see on jah hämmastav, et tihti sa pead nagu seletama neile, et ma olen isegi ühe podcasti tegijaga rääkinud, kes ütles, et tema saadab nagu reaalselt mikrofoni ja selle saatekülalisele. Jaa, ma olen ka kuulnud. Et ta muidu ei suudagi kontrollida seda. Sulle, komplimendi meie poolt, pane USB pesasse ja... Jah, et see sama asi, et pannakse need AirPodsid kõrva, eks ole, mille mikrofon on ju kusagil kukla taga, et sealt ei tule, ütleme... Ruumi peegeldus. See on väga halva kvaliteediga heli, jah? Ja, et see mõttes, et see, et jah, et need AirPodsid, mis on wireless, nad on jah, endiselt väga... Et kui vähegi võimalik, minge poest läbi, võtke see valged juhtme otsas ripuvad kõrvaklapid, lükake arvutisse ja kõrva. Jah, muidugi, jah, see ei näe nii edev välja. Jah, aga kvaliteet on nagu hea. Või teine variant on siis... mis ma olen siin soovitanud, on Rode NT USB mikrofon, umbes 200 € maksab, aga see on ka hästi pommikindel laptop ja igal pool saab viia ja hästi mugav on teha. Ja minu meelest Blondcast podcast tehti ka selle populaarne saade oli. Aga... Sa enne, kusjuures mainisid seda Hollywoodi üritust ja rääkisid seda, et on nagu mitme kaameraga tehtud ja mul on siin nagu natukene, ma vaatan vahel neid, et siin see piir, et kui see, ütleme, mina olen oma taustalt ajakirjanik ja kui jutt on nagu sellisest ajakirjanduslikust sisust, eks ole, et selle üleprodutseerimise häda on see, et see kaotab, et ta muutub nagu, et sa tunnetad seda nagu reklaami. Et kui sa paned taustamuusika taha, kui see jutt on skriptitud, et sellest on üldjuhul aru saada, et kui inimene räägib skriptitud juttu, loeb seda kuskilt prompterist maha või on ta seal pähe õppinud või kust iganes, ja siis on seal muusika taga, siis on seal nagu mitu eri kaamerat, see näeb välja nagu mingisugune korporatiivvideo ja see ei ole usutav, eks ole. Et tegelikult ikkagi, kui sa nagu vaatad ütleme uudistesaadet, mis tahes tegelikult, meie kodumaised uudised on ka päris kvaliteetsed või vaatad BBC-d või CNN-i, et kuidas seal on need asjad tehtud, et seal on ikkagi seal ei ole, ju kunagi sa ei näe seda, et keegi uudiste ankur kusagilt Müncheni julgeolekukonverentsilt räägib ja siis taga on mingisugune lifti muusika, eks ole. Ei tehta seda. Ja kaamera nende nurkadega ka ikkagi üldjuhul seda tehakse ühe kaameraga, see reporteril on üks kaamera, eks ole, seal ei ole ju mingit 360 kraadi nagu ümber kaameratega kaetud. Ja need jutud ei ole ka skriptitud. Või on siis nad nii skriptitud, et sa ei jäta seda muljet, et ma tean, et need professionaalsed saatejuhid, eks ole, tegelikult suudavad pähe õpitud või skriptitud teksti esitada nii, et see jätab loomuliku mulje. Aga kui sa ei ole nii proff, eks ole, ja sa hakkad maha lugema midagi, see on kohe aru saada. Just. Ja minu arust palju nagu, pigem võib see olla natuke toores või isegi kergelt koperdada, aga see vähemalt on loomulik. Et kui su ülesanne on jätta muljet, et see on nagu selline nii-öelda ajakirjanduslik formaat, eks ole. Kui see on reklaamvideo, okei, teine asi, mingi toote kasutus, õpetus või midagi, see on hoopis teine formaat. Aga kui sa tahad nagu jätta muljet, et see on selline nii-öelda ajakirjanduslik formaat, et siis on nagu see oht, et ei tohi seda nagu reklaamiks teha või korporatiivvideoks. Ma võib-olla, kuna tegelen ise ka videoproduktsiooniga lisaks siis nende UX teemadele, mis ma varem olen rääkinud ja ma olen täna pannud, võtaks nagu kanalite kaupa, et hakkame siis kõige populaarsemast pihta, TikTok. Et kui sa TikToki lähed nagu korporatiivpildiga, kohe tundub ebaloomulik publik nagu, või olla mingid head beyondid, et siin olid see, meil oli siin endise rahandusministriga mingisugused Škoda beyondid või mingi siin, näha, et okei, beyond on tehtud, aga üldiselt sellised loomuliku stiilis sisu edastada, et mida rohkem see nutitelefoniga filmitud on, näiteks TikTokis, seda parem on samamoodi. Aga mis seal TikTokis, ma olen alati imestanud, et kust on tulnud see komme, et võetakse see Rode
mikrofon kätte, see ja millel on tavaliselt veel see tuulekaitse ja tuulekaitse eriti tihti nagu naisterahvastel on see roosa veel on ju, et tal on see käes ja räägitakse sellesse tikutopsi. Et kas see on mingi moevärk või miks see tegelikult ei ole ju vaja seda, sa saad panna mingi tunduvalt vähem või rohkem diskreetse mikrofoni endale kuskile külge panna, et miks sa pead sellise tuustikusse sisse rääkima? Et see tuustik on okei, et seda Rode, üsna populaarne on Wireless Go 2 eelmise põlvkonna mikrofon, täna ta on siin ka fotopointis müüakse ja igal pool, et ma olen näinud, et kuidas on pannakse joonlaua otsa see, ma olen näinud, kuidas on pannakse mingi see kontuuriga logo, mida käes hoitakse, selfie fotos, selle otsa pannakse ja loomulikult selle sama mikrofoni, nagu ütlesin, ta käib nagu krae vahele, et kui sa toas, siis sa seda tuulega, öeldakse nimelt surnud kass, teed kätti, et sina teed kätid nagu otsa ei pane, aga ega kõik ei peagi olema sellised spetsialistid. See on ikkagi moe küsimus, et sa pead nagu seda käes hoidma. Just, aga vist on seal nagu tööstusdisaini teema, et vist see on võib-olla kauge nagu paralleel, aga tuli välja üks AI assistent, mille nimi on Humane PIN, mis pidi sinu telefoni, sa ütled telefoni, mis sa tahad, et telli, ma ei tea, Bolt või telli toitu või ma ei tea, vaata bussiaegu, siis Humane, kusjuures eesti keeles on ka saadaval, 600 € maksab, ja see Humane oli siis Apple'i endise peadisaineri poolt loodud nagu oma startup ja käib siin nõelaga rinda põhimõtteliselt või magnetiga. Johnny Ive tehtud. Ja Johnny Ive, seal on üks teine peale Johnny Ive, aga Johnny Ive, ta on ka freelance, ta on konsulteerinud, aga selle kuju nagu üldiselt on niisugune ruudukujuline asi, et see Rode enda kuju on nagu kuidagi nagu apetiitne, siis ta läigib ka kuidagi nagu mingi kallis ehe oleks ja siis tal on mingid tuled põlevad, 2 sinist ja siis ma näen täna CNN-i produktsioonides mingi väljaajakirjanikud, need klotsid ilusasti tuled põlevad, ma näen, et neid klotse võetakse ja riputatakse nii julgelt oma kenade riiete peale, kuigi ma ise esteetiliselt ei pea väga kenaks, et on olemas ka revääri mikrofon, et saad klotsi panna endale vöö peale ja revääri mikrofoni tõmmata siia krae peale. Isegi nagu nii-öelda vanakool peidab selle juhtme sulle nööpide või selle pintsaku või särgi nööpide taha. Ja ilusasti, nagu sisse poole. See on nagu koolkondade erinevus, et see on nagu üks TikTokist ilmselt alguse just, saanud. Just, et see läikiv klots on lahe, kui ma sellesse räägin, siis see annab mulle, ma ei tea, mingit stilistilist väärtust juurde, aga tulles sealt tagasi sealt TikToki poole pealt, et ma näen, et nüüd kui me näeme nagu Instagrami poolele, siis mulle tundub, et seal on nagu siuke pooleks asju, et osad on korporatiivstiilis üleprodutseeritud kvaliteediga videod vahelduvad siis nende põhimõtteliselt TikToki sarnaste mobiilikaameraga filmitud asjadega, aga seal tuleb kindlasti tähele panna, et kõik, mida sa selfie-kaameraga filmid, ta objektiiv on lainurk ja siis ta teeb su näo laiaks nagu pannkook ja lükkab kõrvad sul pea taha, et see on nagu ebaloomulik, et kui vähegi siin normaalsem telefon on ja sul on taga nii, ütleme 2-kordne zoom objektiiv laias plaanis ja paned selle 2-kordse zoomi peale ja sellega tagumise kaameraga filmid, et siis sa saad selle nii-öelda telesarja või siis nagu Hollywoodilikuma su näokuju on lihtsalt kvaliteetsem näed välja, et see on niisugune trikk, aga kõik, mis puudub nagu ikkagi YouTube ja tele poole peal, siis mul tundub, et seal pigem tehakse hea produktsiooniga asju, nagu kuna ristkasutatakse tihti ka, et see on nagu huvitav. Ma siin vaatasin nädalavahetusel Mr. Beasti loomingut natukene ja ühesõnaga siis nii-öelda eraisikust meediakompanii, et eeskujuks paljudele, et tal on palju jälgijaid. Ja ma ei tea, kas see on mingi Ameerika teema või mina vanaks jäänud, et üks konkreetne asi oli, tal oli selline võistlus, kus oli nagu kõikidest maailma riikidest oli võistleja, siis Eesti oma seal ei näinud, aga ju oli, ja siis nad seal natukene sellist Squid Gamesi moodi võistlust tegid seal. Ja see tempo, see kiirus, ma kujutan ette palju ta sinna juba 500,000 oli võitjale auhind ja mis see kõik, ta lennutas ju oma kuludega selle 200 inimest üle maailma kokku ja kõik. Ja see video oligi umbes 10 või 12 minutit pikk ja see tempo, saad aru, see oli selline, et ma oleks seda tahtnud 2 korda aeglasemalt vaadata
ja natuke kuna see oli nagu tundus olevat, et nagu põnev asi, seal on nii palju nagu, Squid Games ju ka on ju, kestab ju kokku see üks hooaeg ikkagi mingisugune, ma arvan, 10 tundi on ju, et miks peab selle nagu nii kokku suruma sellise tempoga ja vahel jällegi Ameerikas, et ka mingisugused, ma ei tea, kokandusvideod või sellised, ka mingisugune 20 sekundit, et sellise tempoga, et kas see on ka nagu moe asi või miks seda vaja on või... Mul tundub natuke paralleel sellest mingi Twitteri asjast, et seal oli umbes, et räägi paari lausega ära, mis sa nagu öelda tahad selle asemel, et kuskil pikk Facebooki postitus teha, et siis need, kes ikkagi Mr. Beastil on ju TikTokis igal pool, Instagramis ja mujal, ja ka YouTube'i Reelsis on meeletu jälgijaskond, kus nad 15 sekundiga saavad mingisuguse väga kõva inspiratsioonilaksu, ja siis ta ütleb, et tema call to action, vaata nüüd meie siin, see saade sai valmis 10 minutit, ja siis kui ta läheb sinna sisse, et tal see sama tempo, mida ta Reelsides on harjunud kogema, nagu alguses läheb poole aeglasemaks, siis ta võib lihtsalt nagu teflon sealt nagu ära. See on ikkagi see tähelepanu see huki asi, ma arvan kõigepealt, aga jällegi ma ise võib-olla mõtlen ka, kui need produktsioone võtta, et sul on alguses on võib-olla tihedama tempoga, siis tõmbad hoo maha, mingid dramaatilised kohad, keegi seal nutab tooli peal või ma ei tea, nagu Meister Kokka saates, ja siis lõpus võib-olla uuesti teed selle kuidagi tihedamaks, et seda saab, nii nagu filmideski, et sul on vaatused, et esimene vaatus tihedam, teine aeglasem, lõpp jälle tihedam, et siis tervik mulje jäi, et oli tihe tõest. Kujuta ette, et saad ajas rännata tulevikku, et teada saada, kas su idee tõuseb lendu. Disainisprindiga saad luua vaid 4 päevaga uue digitoote või teenuse kontseptsiooni prototüübi ning valideerida seda lõppkasutajate peal. Vaata lähemalt futurist.ee. Aga mulle tundub, et see videoproduktsioon jooksebki nagu kahes suunas, et võib-olla see keskmine pikkus ongi kõige suurema löögi all, et meil on need nii-öelda shortsid on ju on ühes otsas ja siis need mingid mammut pikad asjad, et on ju ka terve rida filme, mis on juba siin 3 tundi ja rohkem pikad, eks ole, ja siis on ju inimesed binge-watch ivad 10 tundi mingisugust seda sama Squid Gamesi või midagi muud on ju. Et tegelikult see jutt, et kõik tahavad ainult seda mingisugust 15 sekundist asja vaadata ja vasta tõele, et ongi 2 äärmust ja see keskmine, nii-öelda see pool pikk või pool lühike, et see formaat on võib-olla kõige küsitavam. Ja mul endal vähemalt tundus ka, et kui võtame siin Disney Plusi, Netflixi, et näiteks tunniajase sarja, mille produktsiooni tase on siuke keskmine Hollywoodi film ja mida on siis 1,5 tundi kinos jooksval Hollywoodi filmil pakkuda, miks ma peaks minema 1,5 tundi kauem keskkonnasse, loomulikult James Cameron ütleb, et vaadake 3 tundi mu filmi ja kui tahate vahepeal tualetis käia minugi pärast, et nagu see ongi see nagu pikem asi, mida seal tarbida koha peal, aga ma ise ka lühifilmi produtseerinud ja publiku peal testinud, et kui neid asju eelproduktsioonis, montaažis publiku peal õigel ajal testida, siis saab tegelikult päris hästi mingid vihjed kätte, et kas tempokamaks teha, kas lühemaks teha, et see on nagu tehtav. Aga sa ennem natuke haipisid seda webinaride produktsiooni ja kuna siin teenusejuhid, tootejuhid ka päris palju kuulavad ja mina isiklikult ka julgustan igasugustel äridel webinare ja ka siis näost näkku üritusi, konverentsi korraldama. Aga et ütled, see webinaride produktsiooni kvaliteet on endiselt üsna kehva. Ja ütleme, COVID ajast hakkas pihta, et mis oleks üks suure mõjuga asjad, mida võiks parendada webinaride kvaliteedis? Kui seal on mitu asjat, minu väide oli see, et COVID ajal mingil määral olime sunnitud, eks ole, et ei olnudki muud võimalust, et webinar oli nagu mingi väljapääs üldse mingisugust äri või suhtlust teha, eks ole. Just. Ja loomulikult alguses olid need nii-öelda laste haigused või need õppimiskohad, et ma lihtsalt hiljuti olen mõnda vaadanud ja imestanud, et see pole grammikestki paremaks läinud. Et see sama produktsiooni teema, et ikkagi algab sellest, et see kaamera nurk on paigast ära ja vaatad koolitaja nina auke ja siis see tempo sinna juurde kõik ja ütleme, et ei ole nagu nauditav seda vaadata, eks ole, et ma saan aru, et ilmselt ka nagu webinari puhul võib-olla üle produtseerida siis ei tasu ära või mis sellega on, aga mulle tundub, et seal ikkagi see nagu see kasutaja kogemuse tunnet
et noh, webinar nagu mingil määral ikkagi peaks olema ju sama haarav kui mingi telesaade või midagi sellist, et miks ma peaks äkki vaatama mingisugust telesaadet, mis on nii halvasti toodetud. Et noh, ma saan aru, et kui teema on mingi ülioluline, et ma ei tea, mingi täna 3 tunni pärast jõustub mingi seaduse muudatus ja mind pannakse vangi, kui ma seda ei tea, siis ma olen sunnitud selle ära vaatama, et teada saada, mis siis teha tuleb. Aga noh, kõik muud asjad ei ole nii põletavad ju. Ja siis tekib see tunne, et miks ma peaks nagu sellise kvaliteediga seda vaatama ja seal annaks nagu nii palju teha, aga ma saan aru, et see probleem on vist selles, et siis see tootmiskulu läheb liiga üles, eks ole. Just. Aga seal on kindlasti ka nagu vahendeid, et noh, see sama asi, et panna see pilt ja heli ja valgus ja natukene huvitavam. Kusjuures üks asi, mis ma panin tähele, kusjuures TikTokis on, ma praegu ei suuda meenutada, kes see inimene on, aga see on üks Briti arst, naisterahvas, kes annab siis tervisenõu. Ja ta kannab nagu äärmiselt värvilisi riideid. Tal on sõna otsa mõttes nagu nii-öelda põhja keeratud värvid. Ja desigual, jah. Ja saad aru, seda on lihtsalt nagu juba see väike asi, seda on nagu kohe huvitavam vaadata. Ja. Kui sa oled nagu täiesti sellistes hallides toonides kusagil nagu hästi neutraalse taustaga. Et juba selline nagu väike asi, et nagu mingisugune eye candy, eks ole, on sul seal pildi peal, olgu see kas või mingi punane särk või midagi sellist, et see annab juurde. Aga kõik need detailne sama lillepott, millest sa enne rääkisid või midagi sellist. Et noh, et see kui sa seda pilti vaatad, milline see nagu välja paistab, et mis see kompositsioon seal on, need värvid ja kõik asjad, et see annab nagu nii palju juurde emotsionaalselt ka, eks ole. Ja seda ei ole tingimata kallis teha. Ei. Et seda nagu millegi pärast webinari tegijad nagu sageli ei mõtle. Et praegu on ju võimalik osta neid värvilisi LED-tulesid väikse raha eest ja keerata mis tahes värv seal peale ja panna endale taustaks. Sul ei ole isegi vaja seina, eks ole, värvida, valge sein ja paned sinna mingi huvitava värvi. Bauhofis basic LED-riba paar meetrit, 10 €. Jah, et iseenesest sa saad nagu väga nagu kergesti seda muuta, eks ole. See on üks asi, teine asi on muidugi see ettekande või see esitlus ka, et kuidas siis seda rääkivad pead ja slaide, eks ole, et ütleme, mida tehakse, minust üks suur viga, mis webinaris tehakse, on võetakse need samad slaidid, niisugune tüüpiline asi on see, et mul on mingi 10 väidet, on ju, ma teen PowerPointi slaidi, panen selle 10 punkti ja siis iga punkti juures räägin mitu minutit, et kokku, ma ei tea, pool tundi läheb ühe slaidiga. Et webinari formaadis on absoluutselt nagu sobimatu, et seal põhimõtteliselt peaks olla nagu mingi 3 sõna ühe slaidi peal või pilt või midagi sellist. Ja et sa tekitad nagu selle pildi keele seal huvitavamaks, on ju. Et kui sul ongi see sinu nii-öelda rääkiv pea ja siis on see sinu slaidimaterjal, siis tegelikult need slaidid ei tohiks olla nii, et ma teen tunni aja kohta 3 slaidi, on ju. Vaid need peaks vahelduma, seal peaks olema nagu ka värvilised pildid, nii-öelda seal saaks mängida nagu selle poolega. Jällegi täiesti teistsugune esinemisloogika, kui on sul võib-olla seal näost näkku mingil seminaril. Ja sellega nagu väga ei arvestata. Just, et ma ise olen ka tähele pannud, et kui ma käisin 15 aastat tagasi Toyota Euroopa Akadeemias, kuidas öeldakse, tootekoolitusi teha, seal oli niisugune standard, et üle 5 bulletid ei tohi olla ja 2 minutiga peaks selle sisu ära rääkima, mis slaidi peal on, et kui need bulletid on sul, loetled seal midagi, et siis ta ongi see kontekst, 2 minutit, 1 slaid. Ja tõesti, et kui ma ise olen tundnud täna, et tõesti, et kes nagu vähem bulleteid panna või siis teha iga bulleti jaoks oma slaid, et täna tõesti autogenereeritud pilte või mingit taustaks Google'ist võtta mingit pilte, on vabalt, saab Unsplash'ist võtta pilte. Teine asi on see, et vaata, kui palju sul on pilte, ma arvan, et keskmise inimese telefonis, kui palju sul on pilte, et sa saad tegelikult nagu ilma autorikaitset rikkumata oma telefonist. Midagi rõhutada. Sa räägid, klassikaline loo jutustamine, sa räägid mingi oma, ma ei tea, kasutaja kogemusest, et sa võid teha ju, kui sa oled nagu selle valdkonna inimene, sa koged seda, sa
saad ju kogu aeg üles pildistada ka oma neid kasutajakogemuse nagu kogemusi ja kasutada neid pilte siis pärast seal oma esitluses. Et tegelikult jällegi selline nii-öelda, kui sa ringi liigud telefon taskus ja midagi näed, siis sa võid kogu aeg mõelda selle peale, et aga äkki ma saan seda konkreetset asja, mis ma praegu nägin, kasutada oma koolituses näiteks ära. See on väga nutikas. Ja loomulikult ma ise võib-olla lisaksin juurde veel kord, et see heliteema, eks ole, et proovida mingi kvaliteetse mikrofoni lahendus ja võib-olla testida mõne tutva peale, et kuidas ta kuuleb, mis see kvaliteet tal tundub ja siis ka valgus, nagu vähegi võimalik istuda akna all, et sul tuleb valgust näkku, kui on väga ere valgus lampidel, siis lase ühele põsele seda valgust ja siis nagu ruumiefekti teha, siis endast 2 meetrit tahapoole kuskile mingi muu valgusallikas lihtsalt tööle panna, ja siis ta tekitab sinust niisuguse ruumilise efekti. Et see on niisugune väga, väga lihtsad nipid, mida kodus teha lisaks LED-lambile. Muide, podcast ja muusika, sina ei kasuta ka oma podcastis muusikat, eks ole? Ja ma olen ostnud selle niisuguses kohas nagu Musikvine. Tegelikult, kui sa mõtled nagu raadiosaade versus podcast, et see on klassikaline raadiosaade, mis on meenutanud mingi Eesti raadio, Vikerraadiosaadet, nagu alati on ju jutt ja mingi muusika ja mitte ainult intro, vaid ka on vahepeal ja on ju heli mingisugused efektid asjad, ja selles mõttes nagu helikeele selline, ütleme mitmekesisus, mida podcastides peaaegu ei ole. Et tegelikult jällegi ei ole liiga keeruline, kui isegi üks asi on need tasuta muusikapangad, aga tegelikult ma nüüd jällegi peast ei mäleta, aga ma kunagi uurisin autorite ühingust ka seda, et kuidas moodi on võimalik kasutada siis autorite ühingu nii-öelda litsentseeritud muusikat ja see ei olnud üldse kallis. Et see oli nagu täiesti okei minu arust. Et sa võid kasutada ka mingisugust nii-öelda popmuusikat või midagi sellist, aga seda praktiliselt ei tehta, ma ei tea miks. Ja, et tegelikult samamoodi täna vaatad mingit YouTube'i videot või TikToki videot, et kui seal mingid efektid, mingi bananan plaks, mingi publik ahetab peale sinu tähtsat reviili, et tegelikult sa võid oma slaidesse selle heliga nagu sisse kavandada. Sus YouTube'is küll vist on muusikaga see, et see võetakse maha, kui seal on mingid muusikat kasutatud. Ja, aga näiteks huvitav tööriist on see Rodecaster, ma ei tea, mis pult siin stuudios, me oleme Äripäeva raadios täna salvestamas, aga jah, et Rodecasteril on need ette salvestatavad efekti nagu nupud ja siis enam tead, et see on plaksutus, aplaus ja siis on see tähtsate uudiste, see breaking news, ühesõnaga, et siuksed võimalused on, et see nagu ei lähe, aga teistpidi jah, et Musicvine, kes siis ta on väga teadatab, kasutab Musicvine on umbes 40 € kuus ja seal on siis väga head litsentsid ja juba kui YouTube'i videos publitseerid ära, paned sinna auto clear code YouTube'i jaoks selle heliga seoses ja ta ei tüüta sind ja kui sa seda asja nagu reklaami või boost'i alla ei pane, siis ta üldiselt ka ei tüüta. Ütleb lihtsalt okei, autoriõiguste probleeme, siis ta keelab sul rahalise reklaami alla seda klippi panema, aga muus osas seal, kui sa nagu viitad sellele allikale ja jah, eks seal võivad olla need kommertsvaidlused ikkagi, nii et me pigem hoiatame Handoga. Ja seal ühesõnaga nende suurte platvormide vastu võidelda on päris lootusetu küll, jah. Just. Aga nüüd võib-olla natukene kompakse videoteemades edasi siin kokkuvõtteks, et juba natuke mainisime ka, et siuke video osakaal turunduses on jõudsalt kasvanud, minu enda siuke eksperthinnangul küll just tänu see TikToki vedamise tõttu, kus nüüd ka aasta aega tagasi panin tagasi väga tugevalt need 15-30 sekundi Reels-klipid on LinkedIni jõudmas, eks ole, ja millist mõju see on sinu hinnangul avaldanud, et mis sa vaadelnud oled, mis sul tundub? Ma kõigepealt loen kõiksugu trendi ennustusi ja siis ma ei tea, mitmes aasta nüüd järjest on enam-vähem nagu top 3 ennustus see, et video muutub järjest tähtsamaks. Et seda viimasel ajal kogu aeg rõhutatakse ja 2025 kohta samamoodi siis oli see, eriti LinkedInis öeldi, et nüüd on nagu video käes aeg. Aga nüüd on küsimus selles, et kas video lihtsalt nagu, et teeme ka video ükstapuha mida, eks ole, et kas see nüüd on lahendus või mitte. Et see video peab siiski olema
ju midagi väärt ka, või see sisu on ka ikkagi oluline. Ja kindlasti on nagu mingit laadi sisu, mida on teksti kujul parem edasi anda kui video kujul ja noh, video, ütleme, noh, selline minu hinnangul nagu informatsiooni omastamise kiiruse probleem, et tihti on mul lugeda seda teksti tunduvalt kiirem, kui vaadata mingisugust minut aega kestvat videot, kus see on nagu hajutatud, kus ma ei saa seda ka nagu tegelikult nagu korraga haarata, eks ole, jaa. Et seal on nagu see, et noh, ma nagu soovitaks ikkagi nagu mõelda selle peale, et kui see video juba teha, et noh, video puhul ikkagi on see pildi olulisus, et noh, ainult rääkivad pead, ma ei näe, et seal nagu mingi väga, ma ei tea, ma isiklikult nagu väga ei armasta seda vaadata, et see, kui keegi lihtsalt räägib sama juttu, kui ta võiks selle paari lausega kirja panna, et see tingimata ei ole nüüd lahendus, eks ole. Et video puhul võiks siis olla see pilt ka midagi huvitavam. Jah, et pilt mängib natuke, noh. Jah, et see pilt peaks nagu andma nagu midagi, mingid lisaväärtust. Ja ma saan aru, et seda nagu lihtne öelda, raske teha, aga noh, seal võiks see olla küll. No publik ma isegi võib-olla ütleb, et noh, et esineja, noh, taidle vähemalt veidike või kuidagi nagu visku tooli ja ütle sa teise nurga alt või siis nagu filmivaip ja siis rääkijat. No ühesõnaga seal jällegi, no video peab ennast õigustama just, noh, sa ütlesidki, et sama asja võiks tegelikult bulletitena rahulikult postitusest ja, et seal noh, on ka inimesi, eks ole, kelle miimika on nii hea, et teda nagu huvitav vaadata, noh, sageli, kui sa oled kivinägu nagu mina, et no siis tingimata ei ole see pilt, ei ütle nagu nii palju rohkem. No see oleneb lavastajast. ja, just, et seda nagu tasuks mõelda, mis seal on ja no, mulle tundub, et noh, et TikToki küll siin põlastatakse, et viisakas inimene ütleb, et ta ei vaata seda, mina ütlen, et ma vaatan, sest noh, TikTokis on tegelikult, sa ei saa öelda, et TikTok on tingimata hea või halb, et seal on ikkagi seda sisu ikka väga seinast seina ja kui sa kuidagi suudad, see algoritm, eks ole, õpib sind tundma paremini, et siis sa tegelikult näed seal päris huvitavat asja, aga väga tõsistel teemadel, päevauudiseid ja poliitikat ja juriidikat ja tervist ja mida iganes, eks ole. Ja sealt on nagu päris palju õppida, kusjuures ma vaatan, et TikTokis ikka kopeerimist on kohutavalt palju. Et noh, võib-olla siis ei ole nii halb, et sa ei pea tingimata nii kohutavalt originaalne olema, et kui mingi asi seal TikTokis töötab mingisugune taidlemine, siis tehakse järgi. Jah, et kõik teevad järgi ja no mingid formaadid, noh, ma ei tea, lihtsalt ühe näitena, et see vist algas New Yorgist, kui oli selline formaat, et tänaval mindi kellelgi juurde öelda, et kuule, et näita, kus sa elad. Siis läks korterisse, et palju sa maksad selle korteri eest ja siis ta nagu näitas umbes, kus ta elab seal. Ja nüüd ma vaatan, et see on ka Tallinnas, vahepeal oli see mingid muud linnad ka, aga nüüd on Tallinnas täpselt sama formaadiga tehakse asju ja need ideed nagu levivad, eks ole. Noh, nii-öelda tänavaküsitused, mis iganes, minnakse juurde, kalli autoga keegi sõidab, minnakse juurde, küsitakse, mis tööd sa teed, et see nii kallist autot lubada, seda räägib, et ma siin... Sama formaat, eks ole. Täpselt sama formaat. Leiutas kuskil, eks ole. Ja see nagu levib lihtsalt nagu. Ja okei, et noh, seal ei ole ülemäära originaalsust taga, aga samal ajal, noh, ma ei tea, kui see formaat töötab, et ma olen vaadanud, kuidas New Yorgis inimesed elavad, et kui nüüd äkki keegi Eestis Tallinnas näitab oma korterit, ütleb, et ta maksab nii ja naa palju selle eest ja iseenesest on ju täitsa nagu põnev. Et minu siis profivihje kokkuvõtteks oleks see, et kui te tahate hakata LinkedIni head persoonibrändi sisu tootma, siis lihtsalt olge kursis, et kui nagu huvitavate taidlemistega vahepeal saab nagu siuksi tõsiseid teemasid nagu visuaalselt hästi edasi kanda, et lihtsalt olge kursis, piiluge TikToki, aga noh, selles mõttes jäägi ikkagi lõpuks nagu endaks, see on tähtis. Jah, seda küll, jah, et see ebaloomulikkus tuleb videos kuidagi eriti tugevalt välja, et kui sa hakkad nagu mängima kedagi, kes sa ei ole, siis see tuleb sulle pigem kahjuks ja siis kui sa ikkagi, sul see video välja ei tule, siis ära tee seda, eks ju, et sa katseta proovi, aga kui sa ikkagi tunned, et sinu tugevus on, ma ei tea, kirjutamine või ma ei tea, slideshowsid pannakse, white paperid, mis iganes, et igale trendile on alati vastutrend ja nagu huvitav on lihtsalt see, et e-maili või üldse digitaalne reklaam, eks ole, et väga hästi töötab analoog, et sa saadadki vana hea kirja või selle mingi brošüüri
ja inimesed märkavad seda, kuna nad on saanud mingi 1000 emaili juba ja siis kui äkki keegi saadab neile brošüüri või kirja, siis ja veel personaalselt vana kool, analoog, Just. aga torkab silma. Ja keegi on näiteks väga tänulik olnud sinu seminari korraldamise eest, saad käsitsi kirjutatud tänukirja endale. Jumal hoidku jõulukaart, mis on nagu, milleks saata elektroonilisi jõulukaarte, eks ju, kui sa saad saata selle päris kaardi. Ja. Väga okei. Jah, et vahel see analoog tegelikult on omaette väärtus. Aitäh! Aga sellega võtame tänase saate kokku ja aitäh kuulamast, saates olid Andres Kostiv ning Hando Sinisalu ning uute kuulmisteni. Lehva! Kui sulle saade meeldis, siis jaga julgesti. Saade on järelkuulatav Apple, Spotify ja teistes podcastide rakendustes ning YouTube'is, kus leiad kõik varasemad episoodid. Lisaks loe ka meie blogi futurist.ee veebis. Kui sul on mõni teema, mida kindlasti tahaksid kuulda või külaline, kes sind huvitab või soovid hoopis ise kogemust jagama tulla, siis võta minuga julgelt ühendust andres@futurist.ee. Aitäh, et kuulasid ja kohtumiseni järgmises saates!